1996 astusin ma siis selle koolimaja uksest esimest korda sisse. See paus oli selline peaaegu et aasta, kui ma kooliga üldse seotud ei olnud. Aga räägi mulle, kuidas sa õppejuhiks said? Üsnagi selline, ma ei teagi, kuidas seda nüüd kokku võtta. Kui õppejuhti pole majas, siis on majas totaalne kaos. Rekordkoormus on 35 tundi nädalas klassi ees. Ei ole ju saladus, et meil on ruumi puudu. Võib-olla ta teeb hoopis sõbraga seda tööd kuskil. Ma pean kindlasti siis tema rekordi üle lööma. Räägi natuke enda klassist. Ja meil on ka üks nii-öelda kihlvedu ja lubadus. Mis kihlvedu? Tere, minu nimi on Katriin ja see on Kalavere Keskkooli podcast. Minu tänaseks külaliseks on Jaan, meie õppejuht. Tere. Jaan, sinu Kalavere Keskkooli kronoloogia. Minu kronoloogia Kalavere Keskkoolis. Tegelikult see algab juba möödunud sajandist. Mitte enamik, aga kedagi teist poltki siin ruumis olijatest veel olemaski. Ehk et september 1996 astusin ma siis selle koolimaja uksest esimest korda sisse kui Kallavere põhikooli õpilane, sellepärast et tollel hetkel kool oli Kallavere põhikooli nimeline. Ja sealt see asi siis edasi meil läks, ma nüüd jään vastuse võlgu, kas aasta 2000 vist äkki oli see, kui muutus Kallavere keskkooliks, sisu on sama, kool on sama, maja on sama. Ja 12 aastat siis õpilasena siin, ehk et juuni 2008 oli see hetk, kui mulle anti siis kätte keskkooli lõputunnistus. Siis tuli väike paus vahele. See paus oli selline peaaegu et aasta, kui ma kooliga üldse seotud ei olnud. Siis läksin ülikooli ja 2013 aasta 23. jaanuar oli siis see hetk, kui ma olin tagasi uuesti koolis, aga siis seekord mitte õpilasena, vaid õpetajana. Et mul tegelikult sellel nädalal sai nüüd ju täpselt 10 aastat siin koolis õpetajana töötatud. Nii et kronoloogia selles mõttes 96. kuni siis tänase hetkeni väikese pausiga vahepeal. Okei. Räägi meile, kuidas sa klassijuhatajaks said? Tegelikult klassijuhatamine tuli selline poololude sunnil, nii nagu tuli ka poololude sunnil üleüldse see õpetamise õpetaja koht siis, eks, et ma esimesel aastal, kui ma tööle tulin, kui ma tulin poole aasta pealt, siis mulle klassi ei antud. Mul oli vaja, ma nüüd jään vastuse võlgu, mis klass oli, äkki oli 4. ja 5. klass. See oli matemaatika ja loodusõpetus vist, mis ma pidin andma hakkama. Ja kuna siis nii-öelda sügisest, ehk siis 2013 sügis, oli see hetk, kui tolleks hetkeks, kas 5. või 6. klass, ei mäletagi kumb klass enam, oli see, et nad jäid oma klassijuhatajast ilma ja siis öeldi mulle, et selge, et Jaan võtab. Okei, selge, Jaan võtab, siis Jaan võtab, eks. Nii et aastakese sain siis õpetada vanemaid õpilasi ja siis samal aastal ma võtsin juurde ka nii-öelda eelkooli ja 2014 sügisel ma alustasin siis oma tänase klassiga koos tegutsemist. Siin samas väikses majas, kus me seda podcasti teeme, siin on tegelikult need samad esimesed sammud, mis ma õpetajana tegin. Et siin samas teine korrus on see nii-öelda minu korrus olnud kogu selle nii-öelda algklasside õpetamise aja siis. Aga räägi mulle, kuidas sa õppejuhiks said? Õppejuhiks saamine oli üsnagi selline, ma ei teagi, kuidas seda nüüd kokku võtta lühidalt. Tolleaegne õppejuht Raina hakkas täitma siis direktori kohusetäitja rolli, kuna eelmine direktor lahkus. Ja siis ta pakkus, et kas ma olen nõus kohusetäitjana seda rolli tegema.
võtsin väljakutse vastu, teadmata tegelikult seda, et mul puudus eelnev õppejuhi kogemus, aga sain sellega kenasti hakkama ja siis tuli juba, järgmisel õppeaastal tuli siis juba Margus, tänu kellele ma siis nii-öelda sain ka sellest nii-öelda kohusetäitja rollist lahti ja sain siis nii-öelda ametlikult õppejuhiks. Mida see tähendab olla õppejuht? See on hea küsimus. Selles suhtes, et ma olen kuulnud poolnaljatlemisi ütlust, et kui õppejuhti pole majas, siis on majas totaalne kaos. Ma päris nii ise ei tunne, et päris kaos ikka ei ole, aga eks ma olen see, kelle poole kõik pöörduvad, on ju, et nii õpilastel on mingi mure, lapsevanematel on mure, õpetajatel on mure, siis kõik on esimese asjana tulevad minu käest midagi küsima, midagi uurima, et ma siis nii-öelda jagan neid juhiseid ja suuniseid edasi, ehk et võib-olla selline pool logistiku tööd, et ma suunan, jagan siiapoole, teisele poole. Ja hästi suur osa on muidugi see, mis välja paistab, see, kui ma mööda maja ringi siiberdan, kellegiga, ma ei tea, mingisuguseid vestluseid pean, et see on nagu üks pool, aga teine pool on ju tegelikult see, mida keegi ei näe, see on see, kui ma istun kabinetis ja jutumärkides mitte midagi ei tee, on ju. Ehk et kui ma istun tegelikult arvuti taga ja tegutsen seal. Et selline üsnagi vaheldusrikas töö on, et tegelikult sellist üksluisust ei ole. Aga kui tihti sa satud ise klassi ette? Ma olen sattunud väga erinevalt sinna klassi ette, eks, et kui me nüüd tuleme tagasi minu selle kronoloogia juurde, kus ma siin ise töötanud olen, siis alustasin minu teda vist, kas oli 12 või 11 tundi nädalas klassi ees. Rekordkoormus on 35 tundi nädalas klassi ees. Ja tänaseks hetkeks õppejuhi ameti kõrvalt on mul siis ju jäänud sisuliselt ainult ajalugu ja 8. klassi loovtööd ehk et 3 korda nädalas. Või 3 tundi tegelikult, siis küll 2 korda, sest mul on 2 tundi ühel päeval. Tulevik Kalavere keskkoolis, millisena näed seda? Tulevik Kalavere keskoolis, kas Kalavere keskkooli tulevik või minu tulevik Kalavere keskkoolis või mis mõttes tulevik? Mõlemat. Kalavere keskkooli tulevik on kindlasti helge. Seda ma olen nagu üsna kindel selles. Et soov on laieneda. Peas on uhked unistused, mida me siis ka koos juhtkonnaga praegu plaanime ja arutame. Et kuna ei ole ju saladus, et meil on ruumi puudus, me peame kasutama kõikvõimalikke ruume, et siis me seda lisa juurde ehitust ja ruumide suurendamist me vajame. Ehk et ma ei saa kirjeldada, milline see unistus on, eks, aga kindlasti on nii-öelda füüsilise poole pealt kaasaegne koolimaja, kus on siis palju õpilastel tegutseda. Ei ole enam need puupingid, mille koha pealt ma ikka ütlen, et õpilastele, et ma ei kujuta ette, kui hästi te nagu, või kui ma pean ise seal peal istuma, eks, et siis ma kujutan väga hästi ette, mida te tunnete, miks te nihelete selle tooli peal, sest et need puustoolid ei ole kõige mugavamad istumiseks 45 minutit. Et see selles mõttes see tulevik peaks olema selline, et õpilasel on hästi palju liikumist võimalik teha ka tunnis, ka vahetunnis, et õppimine ei pea olema 4 seina vahel sellises 40 ruutmeetrises piiratud kastis, kus on üks tahvel ja üks õpetaja, vaid õpilane saab ise siis tegutseda oma äranägemist järgi, omas järjekorras mingite asjade lahendamisega, samal ajal siis liikudes, võib-olla ta teeb hoopis sõbraga kahekesi seda tööd kuskil, ma ei tea, istuvad selle kotttoolis või lebotoolis või kiiktoolis ja kiiktoolis, võrktoolis või siis istuvad, ma ei tea, selle võimlemispalli peal ja tegutsevad niimoodi, et see selline hästi elav, kaasaegne uut moodi õppimine, et enam ei pea olema see, et õpetaja paneb pudru lusikaga suhu, vaid vastupidi, et õpilane ise võtab selle lusika ja hakkab ise seda putru endale nii-öelda piltlikult suhu ajama, et see on see unistus koolist. Või tulevik koolist. Nii et füüsiline muutub,
sisu muutub kindlasti, kuna me teame, et sügisest peaks tulema siis uus õppekava, mis peaks tooma meid rohkem nii-öelda elule lähemale ja viskama välja siis seda nii-öelda vana, mis enam täna tegelikult ei peaks õppekavas olema ja minema siis edasi kaasaegsema hariduse ja nii-öelda reaalses tänases elus vajalikumate oskuste, teadmiste õppimisele. Aga isiklikud plaanid? Isiklikke plaane? No praegusel hetkel ma ei oska öelda, et töökohta ma vahetama ei hakka, sellepärast et see töökoht meeldib mulle liiga palju selle jaoks. Aga kunagi ei või teada selles mõttes, mis juhtub. Aga praegu selles mõttes minu tulevik on võimalikult kaua siin ikkagi tegutseda. Et tegelikult mulle mäletan, et mis sünnipäev see oli või mis hetk see oli, kui volikogu esimees Ailar Liira käis mind õnnitlemas ja siis ütles seda, et tema oli siin 15 aastat, et ma pean kindlasti siis tema selle rekordi üle lööma, et ta soovis, et ma oleksin kauem siis kui see 15 aastat siin. Et 10 on läinud, nii et tema soovi järgi jään 5 aastat veel kindlasti. Aga jah, selles mõttes, et kokkuvõttes, et ega me ei tea kunagi, mis tulevik toob, mis elu toob, et eks see paistab. Aga klassijuhatamise plaanid? Klassijuhatamise plaanid, unistus on täitumas, selles mõttes ma ei tea ühtegi teist inimest, ma usun, et ilmselt Eestis neid võib veel olla, aga mul endal on isiklik plaan, lootus, unistus see, et ma suudan nagu ühe klassiga 9 aastat koos olla, ehk et ma lõpetan siis kevadel nendega selle klassijuhatamise ära, kas ma sügisest klassi võtan või mitte. Kindlasti suuresti sõltub siis sellest, kui palju meil on õpetajaid või kas meil on õpetajaid, kas meil on keegi, kes klassi võtab, kuidas me saame kokkuleppele töökoormuste asjadega, et ma ei välista täna klassi, aga võib-olla jätaks vahepeal väikese pausi klassijuhatamisest sisse. Räägi natuke enda klassist. Vahva kamp. Et tänaseks hetkeks on meid 20. Nad on minu lapsed, nii nagu ma olen öelnud nende vanematele, siis on see, et nad on ka minu lapsed ja lastele on ka, et nad ongi päriselt minu lapsed, eks. Et kui ma ikkagi olen 9 aastat nendega koos olnud ja nendega neid kasvatanud oma tegemiste juures, siis vist võib lugeda küll, et on juba nagu omad lapsed. Küll on, nagu öeldakse, et esimene vasikas läheb ikka aia taha, eks, et esimene päris nii-öelda oma klass ja pikalt minu käes olnud, eks nendel selle edasijõudmise ja õppimise asjadega on, nagu on, aga meil oli ka väike lootus, et me ikkagi suudame kõik kenasti kevadel lõpetada. Ja meil on ka üks nii-öelda kihlvedu ja lubadus, mida ma siis lubasin neile. Mis kihlvedu? Kihlvedu või lubadus oli see, et kui õpilased kõik lõpetavad 9. klassi, siis lõpuaktusele tulen ma ilma habemeta. Aga räägi meile võrkpalli huviringist ja nende plaanidest. Huviring tegelikult alguse sai üleüldse meie endise õpilase, kes käis minuga umbes samal ajal koolis, tema initsiatiivist, kuna ta arvas, et oleks hea mõte õpilastega siis tegutseda, natukene mängida võrkpalli, et kooli ajal, kui me ise koolis käisime, siis sai vist ka 2 korda nädalas sai võrkpalli mängitud. Ja siis sellest see idee tuli. Nii me alguses kahekesi siis seda tegime. Siis ta ei olnud väga populaarne. Aga siin mingil hetkel otsustasin siis, et ma proovin siis üksinda seda vedamisega nagu pihta hakata. Alguses ei olnud väga palju rahvast. Meil oli aeg-ajalt isegi küsimus selles, et kas me saame nagu 6-6-le mängida, väga tihti ei õnnestunud, vahest mängisime mingisugune 3-3-le, 4-4-le, siis mingist hetkest hakkas tulema vaikselt rahvast juurde, siis saime juba selle 6-6-le mängud
kas siis tuli vist esimene see võrkpalliturniir üle mitme aasta. Ja siis selle võrkpalliturniiri eel tekkis olukord selline, kus õpilaste nii-öelda buum oli nagu meeletu, et tulid sinna võrkpalli mängima, kõik tahtsid harjutada. Ja niimoodi see seltskond kasvas niimoodi, et vahepeal oleme siis juba 2 platsiga mänginud ja niimoodi, et meil on nagu sisuliselt 5 võistkonda olnud ju korraga või mitte väljakul, aga korraga nii-öelda saalis. Et mingil hetkel oli see seltskond nagu mega suur. Praegusel hetkel on tunda, et õpilastel pigem hakkab võib-olla see vaimustus või see asi külastuma. Ehk et on jäänud selline pigem väiksem seltskond, kes kohal käib regulaarselt ja siis on üksikud sellised vahelduvad näod, kes käivad. Et selle õppeaasta lõpuni teeme kindlasti võrkpalli. Mul on tegelikult isegi üks väikene mõte ja soov, mis on õpilaste enda poolt välja käidud, et võiks teha ühe sellise öövõrkpalli mängimise. Me ei saa öelda, et päris turniir, aga selles mõttes, et teeks ühe sellise öise mängimise koos ööbimiste asjadega, et selle sama nii-öelda huviringi raames siis. Ma arvan, see oleks väga hea mõte. Aga kuidas sa oled meie kooli toiduga rahul? Kooli toiduga? No oleneb millega võrrelda. Restoraniga ei võrdleks, aga üsnagi kodused toidud on selles mõttes. Kvaliteet on üsnagi kõvasti tõusnud võrreldes mõne aasta tagusega. Aga ütleme niimoodi, et ma ise ei ole just kõige suurem supisõber. Et ma selles suhtes supipäevadel ma käin söömas, aga siis ma söön natukene vähem. Praepäevad siis. Et praepäevadel ma enamikest aegadest ma jõuan sööma. Kuigi on ka neid päevi, kus avastad, et kell on 3, et ma pole sööma jõudnudki täna veel. Aga toit iseenesest on maitsev. Näiteks tänagi oli mingisugune uut moodi salat, mida enne me ei ole näinud, et oleks tehtud. Ja see oli nagu väga maitsev. Aga nõuandeid ja soovitusi õpilastele? Võib-olla see, et õpilane peaks ise tahtma rohkem. Ja kui igas mõttes tahtma rohkem. Tahtma rohkem teadmist, tahtma paremini teha, tahtma paremini midagi teada saada. Et täna jääb väga palju õpilastel selle taha, et nad ei taha. Nad ei taha, nad ei viitsi, nad ei saa aru, nad ei oska. Vähemalt nad arvavad nii, et nad ei oska. Tegelikult nad oskavad kõik. Hästi keeruline on see, et esimese natukene suurema takistuse peale pigem loobutakse ja ei pingutata edasi. Et jõutakse nagu mingisuguse esimese takistuseni, okei, ma siit edasi ei lähe. Ja julgus viimase paari nädala jooksul on nagu järjest kuuled seda, kuidas õpilased või õpilaste vanemad siis ütlevad seda, et aga tegelikult ma ei julge minna selle õpetaja käest midagi küsima või ma ei julge seda küsida õpetaja, ma ei julge õpetajale kirjutada. Et see julgus, peale hakkamine, et õpetaja on samamoodi inimene, ta ei söö sind ära, ta ei hammusta sind, ta ongi selle jaoks, et sind toetada ja aidata. Ja kui õpilane ise ei lähe küsima, et ma ei saa sellest või 3. või 4. sellest aru ja selle asemel lasta siis endale nii-öelda negatiivseid hindeid panna, siis see on nagu hästi kurb vaadata, kuidas õpilane kardab pingutada. Ehk et ei tasu karta ja ei tasu siis nii-öelda pingutamast loobuda. Ja ehk siis see taandub selline tagasi, et tahta tuleb ise. Aitäh sulle, Jaan, selle hea soovituse eest. See oli Kallavere Keskkooli podcast. Palun like ja subscribe'ige.